Up in the middle of it. Maybe I'm looking for something I can't have. No tere! Ilusad inimesed, meil on täna 9. märts, reedene päev. Väljas on külm ja sellest mul need huuled ka kuivad siin. Lõhenevad vaata külma ja tuule käes. Aga selles suhtes, et see huulepulk nagu, oh my god, see huulepulk nagu see huulepulk, see on mul lemmik huulepulk, see on lihtsalt siuke glossi ja mõnus just, ma kannan seda lihtsalt kogu aeg. Ja subscribe'i kindlasti, siis ma saan võib-olla mingi brändidiili ja teile ka ühe siukse huulepulga välja loosida, aga okei, pakige suusad ja pakige prillid, sest täna lähme Kiviõlli. Tere, Oskar! Tšau! Kuidas on? Hästi! Väga hea, oota, ma kohe tulen siin ette. Oskaril on õnneks suur auto. Mahume kenasti sisse kõik ära. Minul ei ole suurt autot. Tervita YouTube'i maailma. Tervitus YouTube'i maailma. Ma piiksun. Ärme siin autos pikalt möösigi, asume teele Q-Music ja Kiviõli poole teele. No nii, pärast, mis see sõit oli, mingi 1,5 tund või? 1,5 tundi, jah. Mingi pärast 1,5 tunnist sõita oleme siis Kiviõlis siin selles suusakeskuses või seikluskeskuses. Tänane show on meil kõik siin, aga kuna 12. alles tehakse lahti, kell on mingi 1:30, siis võtame Hill Cafe'st kerge ampsust. Ma olen hommikuks veel mitte midagi söönud. Kuidas sul? 1 Red Bull ja 1 tükk pizzat. Tervislik. See oli hea, ma panin kotti 3 Red Bullit nagu päevatoos, vaata. Astun autosse, et võtan nagu ühe mulle, ühe Oskarile ja siis 3 2 peale. Astun autosse, vaatan, Oskaril on esimene selle põhi peale tehtud juba. Ja siis räägivad, ja subscriberid mul siin räägivad, et mina olen sõltlane. Vaadake, siin on poole hullem mees. Aga samas keegi istub sees ju, siis ei saa kinni olla. Äkki saab altpoolt üles, proovime altpoolt. Ma teen jõudu. Igatahes jah, mina Kiviõlis varem käinud ei olegi. Siin Oskar käis mingi pundiga üle-eelmine nädalavahetus ja ütlesid, et oli nii äge, et Kuutsekale ega Munakale enam väga tagasi ei taha minnagi, nii et kohe me värki siis ettevaatust libe. Isa oleks järgi pannud praegu, aga mägi on päris suur, tšeki värki, seal kõmm. 2 astukiteks näis. Eile tuli õnneks täpselt lund ka maha veel natukene, täna pidi minema mingi +1 peale, eks hakkama vaikselt sulama. Võib-olla on see meie viimane selle aasta suusailm, aga seda enam on praegu tingimused perfektsed. Seljanka, hommikuks hidekas, soe seljanka. Päris kallis seljanka supp on siin baasis. 4 kulli suure supi eest. Aga ega ühest heast seljanka supist enne asja ei saa, kui sinna sisse Põltsamaa kanget ei lajata natukene, nii et pole iga Põltsamaa kange, kilo võileib suu korralikult, mõõks suu korralikult haisema ja siis võib mäele minna. Seal on üks kellegi suudlema ei pea, nii et all good in my hood, aga kerge eating ja suusad, lauad jalga ja siis juba mäe peale. Kohtumegi, ma arvan, teiega siis juba mäe tipus. Tundub, et tõstukid pandi ka just käima, nii et enam ei lähe kaua. No nii, meil on väike probleem veel, sest et eelmine kord, kui ma Viimsis seal sõitmas käisin, siis ma lõhkusin ära Siimo laenatud laua klambrid. Või tähendab siis ühel klambril ühe rihma. Ma kohe näitan teile. Opatški! Kõmm ja näete siit. See strap on meil, rihm on sees, siit küljest. Asi puruks. Nii et ma pean minema küsima sees, kas nad saavad meil selle ära fiksida kuidagi või anda meil uue rihma ja kui ei, siis peab laua rentima, pole siin midagi. Oskar läks looduskutsus, ütleme nii, aga lähme suhtleme nende spetsialistidega seal ja siis saame juba natukene targemaks. No nii, isegi läks päris hästi, saime sealt seest klambrit korda. Tuleb välja, et 5 kulli eest tehti meile, vaata siia, 5 kulli eest saime, kurat see tibla tuleb siin, 5 kulli eest saime, no teised on küll sellised beežid, aga 5 kulli eest saime sellise musta värvi plõksjubina, see oligi siit katki meil siis. Aga nüüd on kennast jonksus. Nii et võib vaikselt sinna mäe poole nüüd lõpuks suunduda. Osiboy, kuidas sul on? Väga timm. Sa oled old school, kurat, mulle meeldib su iguana jope, mul oli ka kunagi iguana jope, see on ikka õige meie bränd.
teksapüksid ja tegelikult ei ole, need on suusapüksid lihtsalt. Näevad välja nagu teksapüksid. Aga jah, kui siin Oskar käis eelmine nädal sõitmas, siis põhimõtteliselt rahvast nagu ei olnud väga eriti. Sa ütlesid, aia mu käsi, rahvast väga ei olnud, on ju. Tõstok oli suht tühi, kui sa käisid eelmine nädal. Jaa. Siis oli suht, täna on päris palju rohkem, tundub, et mingid firmapeod asjad peal, nagu kell 12 punkt juba enam-vähem tõmbas need, ütle nüüd, liftid täis, aga pole hullu. Pressime kuskilt ennast sinna vahele ja vast saab ikka peale kuidagi pidi. Õnneks nii hull ei ole reede, ma arvan, peale tööpäeva lõppu võib hullemaks minna. Õnneks me oleme Kiviõlist nii palju rahvast siia ikka ei tule. Kes üldse tuleb peale suusatajat? See oli õenalt öelda, et ma väga vabandan. Kiviõli park, päris nice vaade, 5+. Nagu see on, Oskar? Mõnus. Olukord. Mõnus, jah. Tore filmida sind kukkumas ja naerda selle üle, aga... Kurat, küll meil ei ole seda... Tahtsime täna võtta rendis selle Stabika ja 360 kaamerat teha teile ikka nagu päädas ägedamat värki veits, aga tundub, et jääb ära selle 6500 on see Stabikas sees küll, aga mäe peal on ikka nii konarlik ja Oskar on nii kehv suusataja, et ei saa nagu stabiilseid kaadreid, nii et me loobume tänaseks sellest. Midagi nagu ikka sai ja ma arvan, et mäe rõõmudest taas kord väikse aimu saite, väike tuist tuleb ka peale, ei viitsi seda kaamerat mäe peal kaasa tassida. Sest kui me seda järjepidevalt siin teema, siis ma olen kindlalt üks, et me ilma selleta siit koju lähme ka või võtame selle tükidena mäe pealt kaasa. Anyways, kaamera kotti, sõidame veel ja siis pärast vaatame edasi, mis kõht hakkab vaikselt tühjaks minema, et varsti peab äkki jälle mingi näksi tegema ja oota. Aga enne. Oskar, mul on sulle kingitus. Üks hommik. Caroline mis oli Red Bull a day keeps the doctor away. Ja vaata, Caroline lõpetas mulle hullult üle. Vaata nüüd. 3, 2, 1. Ühe käega. Jawohl. Cheers. Krõps. No nii, karased ja sulased. Mingi 6 tundi hiljem siis. 6 hours later on aeg asjad autosse pakkida, sest mingi soliidsed 6 tundi sai siin mäel nüüd matkatud ja ausalt öeldes kann, selg, õlad, pea ja
kõik muu on kange, ütleme nii, et homme tuleb päris keeruline, aga õpitud sai palju, länditud sai ka päris palju, aga kukutud sai veel rohkem, nii et mul parem kann on konkreetselt mingi sinist värvi lihtsalt. Ja söönud ka midagi jälle, minu tänase päeva arvel on põhimõtteliselt see seljanka supp, mis ma selle enne naha vahele kihutasin ja siis hommikused mingi pool pakki riisikooki, nii et kiire poepeatus ja kuna Oskaril on vaja jõuda veel Tapale, siis hakkame Tallinna poole tagasi kihutama. Vaid lauad ja asjad siia kuidagi sisse ja back to Tallinn. Vaatab, siis näeme poes või Tallinnas või kuskil seal. Oska teile kirjeldada, kui kange mul kõik on, lihtsalt vasak käsi konkreetselt nagu jalast kõrgemale ei tõuse. Väga valus. Sulasin siin istmesse juba ära, aga kõht on nii tühi, et tsirkel kaas mingi hot dog ja vaatame äkki midagi head veel. Niisiis, kaksi kabanossi. Kaksi kabanossi ja pudel vett, sest vett ei ole, peaks jooma ikka 2-3 liitrit vett päevas, aga ma arvan, et ma olen täna joonud mingi 0,2 liitrit vett ja pool liitrit Red Bulli. Martsipani šokolaad ka ja põhimõtteliselt nüüd on meil pime ja pikk sõit Tallinna. Ma arvan, ma lasen silma kinni, sest ma olen päris väsin, nii et näeme teiega juba. Ärme mölise, nii et näeme kodus, võtame peo seal kokku. Kohe. Mine pekkius. Keha on lihtsalt nii kange. Vaata mäe peal sõidad, seal kukud lendad, ei ole nagu midagi hullu on ja siis istud autosse ja jahtud maa sinna tooli ja kurat sealt kookonist on ikka väga raske välja roomata. Käed siit kõrgemale praegu ei tõuse ja ma ei taha teada, mis sul homme on, aga ära ütlemata tore oli taas kord igatahes mäe peal, natukene talverõõme nautida ja mis see kell meil on, kell on 20.06, nii et põhimõtteliselt päevatripiks selline Kiviõli ots väga okei, sõita jõuad enam kui küll ja jõuad kenasti tagasi ära käia, mis ta on, mingi 160 kilti cirka äkki midagi, et ei ole pikk sõit, teab mis pikk sõit ja seal on täitsa äge, me olime alguses natukene skeptilised, kuna polnud seal varem käinud, aga nagu Oskar ütles, siis tõenäoliselt nagu sinna Muna ja Kutsemäele võib-olla nagu väga enam viitsigi minna, et see oli nagu väga hea variant. Anyways, kommentaaridesse siis tänased küsimused, päeva küsimus teeme siis täna on siis ka sellist, et pigem lumelaua või suusasõitu võite kommentaaridesse panna ja ega suurt muud ei olegi, kiire inf veel, me muideks sellelt Red Bulli võistluselt edasi ei saanud, suured tänud kõigile igatahes, kes nagu meile kaasa elasid ja hääle andsid, suht napikas oli, aga Red Bulli rahvusvaheline komisjon valis seekord võistlemisena tüdrukud, sellest pole hullu, on meil nende pärast hea meel ja sellega seoses, kui keegi teist võib-olla tahaks, et me teeksime video näiteks, kuidas sellist videot teha, ma ei tea, kes teile üldse selline teema pakuks huvi, kui ei, siis ei, aga kui jah, siis jah, nagu te võite kommentaaridesse jälle panna, kas pigem jah või pigem ei, eks ole, et võib-olla me siis Frankiga teeks mingi video teile näiteks, et sellised konkursid tänapäeva videomaailmas tekib võib-olla igal pool veel, et nagu maailm liigub sinna video poole, eks ole, et kui teile selline tehnilisem pool natukene huvi pakuks, ma tean, oma kanalil väga palju nagu sellist teemat ei räägi, kuidas midagi teha või kuidas filmida, vahel arva olen midagi pannud. Aga kui te seda rohkem näha tahaksite, siis võite kirjutada ja me teeme selle ka kindlasti ära. Ja sellega, ma arvan, võtamegi tänast asjad kokku. Ma arvan, ma panen endale siin mingi viiruki põlema ja mingi paremat sorti kontserti peale. Võtan veepudeli ligi ja katsun
katsun väikse meditatsioonisessiooni läbi viia, sest päev on olnud päris intensiivne. Igatahes teiega näemegi järgmine kord. Pidage ikka meeles, et olge teineteise vastu head. Hoidke jalgpedaalil ja lõbuaarelt kokku hoia. Tšau! Mine alles nüüd salestama. Täiesti lõpp. Kuidas kommenteerida? Ja nii, daamid ja härrad, kaotas Elisa Laiv oma sabakoti. Oi jah, huumor.